Aga ehk et lõpetasime praegu läänerannikul. Nüüd läheme siis idarannikule. Kui Laural on hommikul kellaaeg selline, et on uneaeg, siis on meil Zoomis meiega, peaks olema Mari-Liis Holm. Ja Mari-Liisi jaoks on see kellaaeg, et tema on vist just ärkanud või Mari-Liis, oled sa kuuldel? Tere hommikust minu poolt ja tere päevast kõigile Eestis. Kas ma võin küsida, mis sinu juures kell on? 6, 7, 8? 7:30 peaaegu. Selge, aga siis me kuulaks nüüd sinu ettekande ära ja ma tahaks loota, et kindlasti meil kerkib küsimusi. Korra küsin tehnilise küsimuse, kas ma jagan oma ekraani või kuidas esitlus liigub? Jaga enda ekraani. Nii, saab tehtud. Nii, küsin ka üle, kas on kõigile nähtav? Väga ilusti on näha. Suurepärane. Veel kord tere päevast kõigile, minu nimi on Mari-Liis Holm ja räägin teile täna Ameerika Ühendriikide ja ka globaalsetest toidutrendidest ja puudutan täpsemalt peamisi tehnoloogiaid ning annan ka ülevaate peamistest ettevõtetest. Ettekande lõpus olen avatud kõigile küsimustele. Kõigepealt siis veidi minu taustast. Alustasin oma õppeteekonda toidutehnoloogia ja toiduteaduse vallas Tallinna Tehnikaülikoolis ja ka Singapuri riiklikus ülikoolis. Magistrikraadi juba tegin täielikult välismaal, seda Pariisis Agroparitech ülikoolis ning Iirimaal Dublin Institute of Technologies. Oma senisest karjäärist sooviksin mainida non-food ettevõtte alustamist Ameerika Ühendriikidest. Tegemist on vetika baasil toidubatooni tootega, mis on kõrge kiudaine ja rauasisaldusega. Ning minu eelviimases positsioonis olin siis toiduteaduse juht Finless Foodsis, mille näol on tegemist maailma esimese rakubaasil mereandide ettevõttega, kus siis arendasin välja tuunikalafileed. Ning praegu viimased aasta aega, juba pikemalt kui aasta, olen olnud siis partner ja kaasasutaja riskikapitali ettevõttes Sustainable Food Ventures, mille raames siis investeerime tuleviku toidu ettevõtetesse. Ja kõigepealt alustaksingi investeerimistrendidest. Investeerimistrendi siis, kui me vaatame aastat 2020, siis 22,3 miljardit dollarit investeeriti toidu valdkonda ja sellest 17 ehk enamus rahast siis läks just toidutehnoloogiasse ja 5 miljardit põllumajandusse või siis põllumajandustehnoloogiatesse. Kui neid numbreid võrrelda varasemate aastatega, siis võrreldes aasta varasema 2019 aastaga sai investeeringuid tehtud 35% rohkem kui aastal 2019 siis. Ja kui minna isegi ajas 5 aastat tagasi, siis on investeeringute kogusumma suurenenud pea 10 korda. Ja kui siis vaadata, kus ja kes investeeringuid teeb, siis on näha, et Ameerika Ühendriigid on endiselt kõige aktiivsem investeeringute tegija, kus toimus siis üle 815 investeeringu ning järgmiselt aktiivsuselt on India, Ühendkuningriigid ja Hiina. Millised tehnoloogiad siis tulevikku hakkavad toetama ja just on minu meelest kõige innovaatilisemad? Nendeks on siis 3 tehnoloogiat. Taimne toidutehnoloogia, rekombinantne ehk siis täpsusfermentatsioon ja rakubaasil tehnoloogia. Räägin kõigist ükshaaval ja alustan taimse tehnoloogiaga. Taimnes tehnoloogia definitsioon oleks siis tehnoloogia, kus kasutatakse taimset tooret, näiteks hernevalku, sojavalku, muud valku, et toota loomsete toodetega identseid tooteid, näiteks siis burgereid, hakklihamassi, igasuguseid erinevaid tooteid, näiteks ka piimatooteid, jogurteid, piima ennast või siis piima imiteerivaid tooteid, kus siis taimse toore on võimalik täielikult järgi teha siis loomse toote maitset, välimust, suutunnetust, lõhna ja nii edasi. Ja miks see oluline on? Et kui me võrdleme praeguses maailmas
loomseid tooteid taimsete toodetega, siis me võime näha, et erinevate keskkonnaparameetrite näitajate puhul on taimsed tooted palju efektiivsemad, ehk siis näiteks keskkonna kasvuhoonegaaside siis emissioon on 100 korda väiksem, maakasutus on 10 korda väiksem ning värske vee kasutamine on siis 7 korda värskem ja samuti on siis risk kui süüa taimseid tooteid ja mitte loomseid tooteid, siis on võimalik vähendada südamehaiguste riski vähendada. Siis miks see oluline on? Kui me vaatame globaalseid turusuurusi ja kui suurt osa turust on juba taimsed tooted enda alla võtnud, siis me näeme, et kõige suurem taimsete toodete osakaal on piimatoodetes ja seda juba 15% peaaegu miljardilisest triljardi suurusest turust. Liha alternatiive on taimsed alternatiivid üle võtnud juba 1,4% võrra ning kõige väiksem osakaal, aga kõige suurem potentsiaal on taimsetel mereandidel. Kui mainida, siis kui palju ettevõtteid on üle terve maailma, kes tegelevad taimse tehnoloogiaga, siis neid on kõige rohkem nendest 3 tehnoloogiast, mis ma täna räägin, üle 1200. Ja kõige tuntum siis just liha poole pealt on Beyond Meat, kes siis 2 aastat tagasi tegi viimase 20 aasta kõige edukama siis aktsiaturule mineku ja kõikidest kategooriatest kokku oli siis, vaadates tehnoloogia kategooriaid ja igasuguseid erinevaid kategooriaid, milles minnakse aktsiaturule, on siis Beyond Meat olnud kõige edukam viimase 20 aasta jooksul, seda siis aastal 2019. Ja teine kõige tuntuv piima alternatiivettevõte on siis meie enda rootslaste Oatly, mis siis toodab erinevaid piimaalternatiive nii piimale, jogurtile kui ka jäätisele ja nende siis aktsiaturule minek oli väärtusega $10 miljardit. Aga mitte ainult siis väiksed või nüüdseks juba suured, aga innovatiivsed ettevõtted ei tegele taimset ettevõtlusega, vaid ka suured korporatsioonid. Näiteks on huvitav mainida, et Danone, mis on siis maailma kõige suurem piimatööstus, Danone CEO on siis maininud, et aastaks 2025, mis on juba 4 aasta pärast, on neil plaanis siis 50% kogu oma portfooliost või kogu oma toodete valikust viia üle taimseks, mis on siis väga suur muutus sellisele gigandile nagu Danone. Ja ega ka meie alla selles mõttes ei jää, me küll ise toiduettevõtte ei ole, aga me toetame toiduettevõtteid Sustainable Food Ventures'i ettevõttega ja me investeerisime siis eelmise aasta jooksul 23 erinevasse taimsesse ettevõttesse ja nendest 6 olid baseeruvad Ameerika Ühendriikides ja räägiksingi lähemalt 3 erinevast ettevõttest. Esimene on siis Aquacultured Foods, kus tegemist on seeneliste ehk siis ühte tüüpi seente fermenteerimisel, tavalise fermenteerimisega, et saavutada siis mereandidele ja peamiselt siis kalale omased sensoorsed omadused nagu siis õige vetruvus kalale, õige maitse ja õige välimus. Ja väga huvitav, ma ei olegi varem ühtegi teist ettevõtet näinud, kes siis kasutaks just seenelisi ja neid fermenteeriks, et siis kala alternatiivi teha. Et see on praegu nagu nišitehnoloogia, mis tõenäoliselt edaspidi saab olema populaarsem. Siis Blackford Foods on samal idarannikul asuv ettevõte, tegemist on siis startupiga, kes toodab seitaani ehk nisuvalgust liha ja nad seda liha siis toodavad nii eraldi tootena kui ka siis pitsa peal liha alternatiivina. Kui ma täiesti aus olen, siis Blackbird, et ma olen palju vegan ja taimseid pitsasid proovinud, siis nende pitsa on siiamaani kõige parem.
Ja kui tulete New Yorki või üldse Ameerikasse, siis on võimalik proovida. Ja viimasena mainiks siis sellise huvitava ettevõtte nagu Renegade Foods. Tegemist on siis ettevõttega, mis toodab lihalõike ja neid erinevate maitsetega. Spicy on kindlasti liiga vürtsikas minu Eesti paletile, aga muud maitsed on väga, väga maitsvad. Siis lisaks toidutehnoloogiale, siis sellele taimsele poolele sooviksin ka rääkida rekombinantsest tehnoloogiast. Ja rekombinantne tehnoloogia on siis tehnoloogia, mida võib nimetada ka täpsusfermentatsiooniks. Ja ma olen ka siia ühe näite toonud, et kuidas see tehnoloogia toimib. Et kõigepealt siis on vaja looma, aga mitte teda ennast, vaid tema geneetilist informatsiooni. Ja tema geneetilisest informatsioonist oleks vaja üles leida siis just see DNA osa, mis kodeerib ja mis vastutab selle eest, et piimas oleksid sees valgud. Et ma praegu toon näite sellest, et kuidas toota rekombinantset piima ja ma lihtsustan piima sellega, et piim koosneb veest ja siis valkud, piimavalkudest. Seal on ka muid ühendeid, aga jääme praegu siis selle lihtsustatud versiooni juurde vesi pluss piimavalgud. Ja kui me oleme leidnud üles siis lehmas selle osa geenist, mis kodeerib ehk siis vastutab piimavalkudest, on meil võimalik see informatsioon eraldada. Kui see informatsioon on eraldatud, on seda informatsiooni võimalik ka teistes organismides kasutada. Ja rekombinantse tehnoloogia puhul kasutatakse tavaliselt mikroorganisme ja üsna siis tavaline on pärm, need samad pärmid, mida kasutatakse juuretises, näiteks leivatehnoloogias. Ja kui seda pärmiorganismi sisse sisestada see informatsioon, siis meil on tegemist rekombinantse organismiga ehk geneetiliselt muundatud organismiga. Ja kui seda siis geneetiliselt muudetud organismi, kui teda kasvatada, kui talle süüa anda, siis ta on võimeline tootma tänu selle uue geneetilise informatsiooni eksisteerimisele on ta võimalik toota erinevaid piimavalke ja siin ma olen välja toonud siis kaseini, mis on üks peamised piimavalke. Ja kui seda sama siis piimavalku segada uuesti veega, on võimalik siis teha rekombinantset piima. Ehk siis meil on võimalik põhimõtteliselt ilma looma lüpsmata siis teha piima. See on siis rekombinantne tehnoloogia. Ja seda siis nagu milleks seda üldse siis nagu vaja on, põhimõtteliselt on võimalik siis, nagu ma mainisin, taimsete ühenditega kombineerida rekombinantseid koostisosi, nagu näiteks rekombinantset kaseini ja selle abil toota hübriidtooteid. Ja selliste siis tehnoloogiatega tegeleb üle 50 ettevõtte maailmas ja siis ma toon välja kõige tuntumad 3 näidet. Esimeseks oleks siis Impossible Foods, kes on siis juba enda tootearengusse kaasanud $2 miljardit. Ja nende siis rekombinantne ühend on või koostisosa on heem, mis on siis väga oluline maitse nüanss liha puhul. Ja kui ma täiesti aus olen, siis kui ma võrdlen Beyond Meati ja Impossible Foodsi, siis minu jaoks Impossible Foods on kindlasti rohkem lihamaitsega kui mitte. Ja paar korda ma olen restoranis läinud ikkagi kööki küsima, et kas tegemist on lihaburgeriga või tegemist on taimse Impossible burgeriga. Ja iga kord on öeldud, et ei, et tegemist on Impossible'iga, et ärge muretsege, et ei ole esimene klient, kes küsib sellist küsimust. Ja siis, kui tulla nüüd lihakategooriast välja piimatoodetesse, siis on selline ettevõte nagu Perfect Day, kes siis vadakuvalku, mis on siis teine piimavalk, tavaliselt siis kõrvalprodukt piimatööstuses, et vadakuvalgust on siis tehtud jäätist. Ja kui nüüd võrrelda kõiki taimseid jäätiseid Brave robotiga, siis ei ole sellist suutunnetust ja sellist pehmust ja tekstuuri teistel jogurtitel, teistel jäätistel, nagu on Brave robotil. Ja seal on veel palju innovatsiooni võimalik. Ja siis viimaks on siis The Every Company, mis on kaasanud $0.16 miljardit.
ja nemad siis teevad munavalku ja nende esimene toode on siis smoothie, mis on siis nende munavalguga, ehk siis seal on sees toiteväärtused munavalgule identne valk, mis siis võimaldab valgusisaldust tootes suurendada, aga ei mõjuta toote sensoorseid omadusi. Nii, need siis olid hübriidsed rekombinantsed tooted ja ka Sustainable Food Ventures'i raames oleme investeerinud 4 erinevasse ettevõttesse. 1 Ameerikas, 1 Eestis ja 2, kellest ma täna ei räägi, lihtsalt mainin, et 1 on Uus-Meremaal ja 1 siis Lõuna-Aafrikas. Ja räägiks lähemalt Melibiost. Melibio on siis rekombinantne ja taimne mesi ja kui ma alguses sellest ettevõttest kuulsin, siis ma ei olnud päris kindel, et milleks meil on vaja rekombinantset mett, et mesi ju küllalt hea toode ja nii edasi. Aga Darko, kes on siis Melibio CEO, tutvustas mulle lähemalt meie tööstust ja ütles sellise huvitava fakti, et tegelikult on maailmas olemas üle 20 000 mesilase liigi ja kui me mett toodame, siis me monokropime või siis monokultuurime põhimõtteliselt ühte liiki mesilasi ja need mesilased ei ole teab mis kõvad käpad tolmendamisel. Ehk siis me teeme sarnast nagu ökoloogilist balansist väljaviimist, nagu me oleme teinud muude põllukultuuridega. Ja ma olen seda mett ise maitsnud, küll esimesi prototüüpe, mis olid rohkem nagu meditsiinilise maitsega just selles mõttes, et seal oli natukene eukalüpti juures, aga päris lõpptoodet ma ei olegi veel proovinud, ootan huviga. Ja siis mainiksin veel ProProteiini, et tegemist on siis Kaisa Orgussaare poolt loodud startupiga, kes siis praegu koostöös Tartu Ülikooliga loob rekombinantseid siis mikroorganisme, et toota samamoodi siis kaseini ja siis selle rekombinantse kaseiniga on võimalik toota erinevaid piimatooteid, et ka meil omal Eestis on ette näidata, kes tegeleb siis rekombinantse toidu tootmisega. Ja viimane tehnoloogia on siis võib-olla kõige kurioossem või kõige rohkem küsimusi tekitav rakubaasil tehnoloogia. Et kui rekombinantsest meil on vaja vaid geneetilist informatsiooni, siis rakubaasil toote tegemiseks on meil tegelikult vaja algrakke või tüvirakke loomast, ehk siis meil on vaja teha väike, ma isegi nimetaks seda operatsioon, vaid pigem nagu väike naksakas loomakehast, mille abil siis mida siis kasutada edasi järgnevateks sammudeks. Järgnevad sammud on siis välja selekteerida sellest raku kogumist tüvirakud ja miks just tüvirakud, sellepärast et tüvirakud on võimelised arenema erinevateks koetüüpideks, naharakkudeks, rasvarakkudeks, lihaserakkudeks, mida iganes on vaja, millest lihatükk koosneb. Ja kui need tüvirakud on eraldatud, siis nad tuleb viia neile sobilikuks keskkonnaks, kasvukeskkonnaks, kus siis oluliseks on nii füüsilised parameetrid ehk siis ruumi suurus, temperatuur ja siis ka keemilised pH ja muud näitajad ja loomulikult ka siis söök, mida nendele rakkudele pakkuda. Ja kui neil on sobilik kasvukeskkond ja neil on piisavalt olnud aega kasvada, siis on neid võimalik struktureerida siis näiteks lihatükiks, näiteks lihapalliks, näiteks kanafileeks, milleks iganes me oleme otsustanud neid toota. Ja miks see oluline on? Samamoodi nagu taimsete toodete puhul on siis ressursi kasutus palju väiksem, puudub eetiline dilemma ehk siis looma ei pea tapma, kuid siis esimesest loomast on vaja võtta siis biopsia, aga see on ainult ühest loomast ja sealt on edasi võimalik juba minna ja lihtsalt toota tooteid, et ei ole vaja pidevalt tagasi looma juurde minna ja talt tükikest võtta. Ja siis erinevad põllumajanduspraktikatest ei ole vajalik kasutada kasvu või siis antibiootikume
ja lisaks ei ole ka näiteks kalatoodetes erinevaid raskemetalle, mida siis keskkonnas tavaliselt kala akumuleerib. Ja siin on siis nagu turgu veel ei saa nagu öelda, kui suur see turg on, sest keegi ettevõtetest veel turule ei ole tulnud, kuigi aasta 2022 tundub väga paljulubav selles osas, siis siiski on tehtud juba ennustusi, tähendab mudeleid, finantsmudeleid, et 2030. aastaks on siis rakubaasil tehnoloogiate toodete väärtus turust 100 miljardit. Et kui kogu lihatööstuse väärtus praegu on 2,3 triljonit, siis 100 miljardit sellest on juba arvestatav osa. Ja siis rääkides lähemalt rakubaasil ettevõtetest, neid on juba üle 80 maailmas. Ja siis peamiselt 3 olen siia välja toonud, et maailma esimene rakubaasil ettevõte Upside Foods Ameerika Ühendriikidest, kõige rohkem rahastust kaasanud ja töötab siis kanafilee kallal. Siis Mosamiit Hollandi ettevõte Mark Posti poolt siis rajatud ettevõte tegeleb siis veiseliha arendamisega, kui ma õigesti mäletan. Ja Aleph Farms, mis on Iisraeli ettevõte, tegeleb siis lihasteigi välja arendamisega. Ja ka meie Sustainable Food Ventures siis oleme investeerinud toidu tuleviku ettevõtetesse ja ka rakubaasil siis tehnoloogiatesse ja neist 11 rakubaasil ettevõttesse ja neist 5 olid Ameerika Ühendriikidesse ja mainiks lähemalt 3. Et esimene on siis Gelatech. Tegemist on rakubaasil ettevõttega, kes toodab gelatiini ja kollageeni ja nad kasutavad selleks millimällikate rakke, sest millimällikate rakud on väga kõrged gelatiini sisaldusega ja kollageeni sisaldusega. Siis teine ettevõte on Novel Farms, mis asub Berkeley linnas California osariigis ja nende siis tooteks saab olema Iberico sink või siis sellised nagu lihalõigud, mis on väga siis just Hispaania siis nii-öelda heritage ehk siis kultuuripärandi mõttes väga oluline toode. Ja viimaks siis California Cultured, et tulles korraks siis nagu liha- ja piimatööstusest välja, siis ka juba näiteks šokolaaditööstuses on rakubaasil šokolaadi loomine käsil. Sellega tegeleb siis California Cultured. Ja kuhu siis tulevik on minemas? Toit on tehnoloogia ja enam vaadatakse toitu kui tehnoloogiat. Toimub pidev innovatsioon igal pool üle terve maailma. Ja järgmise 30 aasta jooksul saab olema rohkem muutusi toidusüsteemis kui viimase 10 000 aasta jooksul. Aitäh! Olen avatud küsimustele. Nii ja tänud, Mari-Liis, ma nägin, et alla chatti tuli vähemalt 2 korda keegi trükkis, et kas sa loed, vaatad need küsimused ise üle ja vastad nendele? Absoluutselt. Nii. Nii, esimene siis küsimus on Marko poolt, et kas ma oskan öelda, et kui toidutootete käibest, ehk siis see, mis neil käibeks on, moodustavad kulud turundusele, ehk siis kui palju kulub toidu hinnast inimese tähelepanu püüdmisega oma toodet tarbima. Ma nüüd peast numbreid ei oska öelda, aga ma tean, et mul oma abikaasa juhib siis taimset koeratoidu ettevõtet Ameerika Ühendriigis, mis on siis kõige edukam tervisliku koeratoidu ja loomatoidu ettevõte. Ja siis kui ma nende nagu budgeti peale mõtlen, siis ma arvan, et pigem üle poole läheb nagu turunduse alla. Aga see on praegu, et kui vaadata tagasi näiteks paar aastat tagasi ettevõtet ja nad olid ainult nagu tootearendusfaasis, siis läks kogu budget tootearendusfaas, et ma arvan, et see on väga nagu oleneb sellest, mis faasis ettevõte on ja kui vaadata edukaid ettevõtteid, siis neil on jooksevad paralleelselt mõlemad suunad, nii tootearendus ja innovatsioon kui ka siis turundus.
et olles ise olnud toiduettevõtetes tööl, ma tean, milline on siis saagimine 2 poole vahel, et kes siis selle nii-öelda budgeti või siis eelarve endale saab. Loodan, et vastasin su küsimusele. Ja siis Alo on küsinud sellise küsimuse, et et toiduainete bioomastatavus ehk siis kui võrrelda taimseid ja loomseid tooteid, et kuidas siis nagu bioloogiliselt on toitainete omastamine meie kehas. Et kui ei ole jälle minu enda nagu spetsialiteet, aga ma võin öelda, et kui toota rakubaasil tooteid, siis tegemist saab olema loomsete toodetega identsed tooted. Ehk siis kui sa oled kala vastu allergiline, siis sul ei ole võimalik süüa näiteks Wellness Foodsi kalatooteid, sellepärast et seal on samad rakud ja samad valgud sees, mis tekitavad siis inimese jaoks allergiat. Ehk siis nagu rakubaasil tehnoloogia puhul ei saa, siis bioomastavus peaks olema 100% identne. Aga hübriidide ja taimsete puhul ma arvan, et ma jään vastuse võlgu, kuna ei ole täitsa minu eriala. Ma ei vaata, kas praegu chatis on küsimusi või ole, aga mul oleks sulle ka üks küsimus, et sa oled nüüd olnud tegelikult väga pikalt USA-s ja meie siin oleme enamuses Euroopas ning mul on endal tunne, et me oleme Euroopas nagu mitu sammu ja aastat maas selles, mis USA-s toimub, et kas nagu Euroopa on lootusetult sellest rongist maha jäänud ja kogu see tulevik tulebki siis teiselt poolt ookeani või on siin Euroopal veel kuidagi võimalust järgi jõuda? No mina olen olnud nüüd toidu valdkonnas üle dekaadi ja sellest Ameerika Ühendriikides, pea pool sellest Ameerika Ühendriikides ja kui ma nüüd tagasi mõtlen näiteks iseenda peale, kui ma veel ei olnud Ameerika Ühendriikides, siis ma alati vaatasin California suunas ja mõtlesin seda, et kõik innovatsioonid tulevad Californiast, siis jõuavad 2 aasta pärast Inglismaale, UK-sse ja siis 2 aasta pärast sealt veel edasi Eestisse. Et see alati tundus nagu, et miks kodumaal nagu neid innovatsioone ei alustata. Aga nüüd näiteks kas või ProProteiini näitel võib tuua, et Eestis ka toimuvad ikkagi nagu toidu tuleviku suunalised innovatiivsed tegemised, et ikkagi toimub. Aga ma arvan, et lootusetud me kindlasti ei ole. Aga siiski ma usun, et äkki 80% innovatsiooni ikkagi jääb siia Ameerika Ühendriikidesse. Mind väga nagu paelub, aga ma ei ole palju selle kohta kuulnud, et mis tegelikult Hiinas toimub, et ka seal on nagu, ma arvan, et väga huvitav innovatsioon. Selge. Aga tänud sulle, Mari-Liis. Ma saan aru, et kui kellelgi peaks kerkima veel tänasest ettekandest küsimusi, siis tegelikult me võime sinu kontakte jagada ja kui meil peaks järgmine kord toimuma analoogne üritus, siis oled sa valmis ka uuesti esinema, kui ajavahe sobib? Absoluutselt. Järgmine kord, kui sa Eestisse tuled, meil on siin kõigil esinejatel olnud ka kingitus. Ei ole ühelgi sinu poolt mainitud tehnoloogial tehtud lambanahk, vaid kahjuks sellisel juhul on ikkagi lammas ka kaotanud enda elu veel. Võib-olla 10 aasta pärast oleme olukorras, kus kingituseks tulebki lambanahk, mis ei ole, on ainult üks lammas olnud, kellelt on võetud siis tüvirakud. Aitäh! Nii, aga kaunist hommikut sulle sinna teisele poole ookeani, sul on hea seis, sina oled laupäeva hommikus, meie hakkame varsti laupäeva õhtusse jõudma, et sul on veel oluliselt pikemad puhkustes kui meil. Meie läheme siit edasi paneeli juurde.